Teile kõigile sealpool ekraani. Juhuu! Oleme jälle tagasi. Ja see on meie 6. episood. Ja kas me lööme kohe kokku? No lööme kohe kokku ära. Siis on sellega tehtud ja saab asja juurde minna. Cheers! Lurp. Kuid täna ega me ainult ei tulnud siia kõlistama, vaid meil on täna kuulajakirjad ja küsimused ja kõik asjad, millele me hakkame nüüd lõpuks vastama. Nagu me teile eelmises osas ütlesime, siis nüüd me lubasime teile teie kirju, teie küsimusi ja me võtame siis need nüüd ette. Ja meil on suur võlg vaja nüüd tasuda. Aga see ei ole veel kõik. Meil tulevad veel selles osas red flagsid ja green flagsid, ehk siis punased lipud ja rohelised lipud. Aga Küll on põnev. enne tasume selle võla ära. Aga hakkame siis pihta, Maarja, kas võtad esimese kuulajakirja? Ma võtan esimese kuulajakirja. Nii, mul on see siin juba ees. Ilusasti, ma olen ette valmistanud. Okei, nii, ma loen siis. Nii, et kõik algas sellest, kui sain uue töökoha. Ise olin värskelt 16-aastaseks saanud ja minuga hakkas rääkima minu kolleeg, kes minu meelest oli tol ajal 24. Isiklikult mul selle vastu midagi pole, et endast palju vanema inimesega sõbrad olla, aga arvan, et sellega on loomulikult ka piirid. Midagi väga halba ei olnud, punaseid lippe polnud, nii et mõtlesin, et võib mind Snapis lisada. Snappis on siis punaseid lippe polnud. Ja punaseid lippe polnud. Väga hea. Aga teate, kellel on? Meil on hiljem punaseid. Mitte meil. Mitte meil ja meil. Meil ka kindlasti. Okei, nii jätkub. Vahel oli kummaline, et ta meie 2 sõprusest väga ei rääkinud teistele. Ükskord lõpetasime 2-tunnise kõne ja nägin teda livestreamis, kus ta ei rääkinud tõtt selle kohta, mida ta eelnevalt oli teinud. Sõsarad, ehk siis õed. Sõsarad on õed, eks? Sõsarad olid mind hoiatanud tema olemasolu kohta, nii et ma vaikselt vaatasin pealt, et mis tema järgmine liigutus saab olema. Siis aga üks õhtu saatis ta mulle snappi, kus taust oli must, aga tekst ütles, hot oled. Ma ei lõpeta seda lauset. Mind see loomulikult šokeeris ning mina proovisin seda naljaks muuta, öeldes ha, nunnu oled. Vabandust, see lihtsalt snap ja hot oled mustal taustal. Ja see, et haha, nunnu oled, aga samas see, et kui sa sellele juba vastasid, vaata, nunnu oled, see võis anda sellele teisele vastaspoolele nagu indu juurde. Mis sealt edasi tuleb siis? Nii, ma loen kohe edasi. Tema siis ütles, nunnu öeldakse lapse või lemmiklooma kohta. Mis ma siis olen? Küsimärk. Mulle kogu aeg öeldakse niimoodi. See olegi üks laps. Või lemmikloom. Ei, mis asja? Mis lemmiklooma või lapse kohta? Ei öelda. Ei. Aga ma arvan, et äkki tal olid sellel 24 aastasel olid võib-olla mingid muud kavatsused. Nii, okei. Mis ma siis olen? Küsimärk. Küsis see 24-aastane siis ja. Mina aga vastasin, et ta on ikkagi nunnu. Vähem kui 5 minutit hiljem ta küsis, et kes on kõige hotimad kutid meie töökohas. Hakkasin siis mina loetlema, ütlesin, et esimene nimekirjas oleks mina ja loetlesin veel omavanuseid poisse. Ehk siis kutt on selle kirjutanud ja? Mulle tundub järelikult. Jah, kui ta ütles, et poisid ja ütlesin, et mina esimesena, okei. Tundub, et see tegemist ei ole siis nii-öelda hetero, vaid nii-öelda, mitte et selles midagi halba oleks, vaid lihtsalt, et siis võib-olla vaatajad saavad ka aru, et siis 16-aastane oli kutt ja 24-aastane oli siis ka kutt. Nii, okei, ma loen edasi. Loetlesin veel oma vanusid poisse ja siis tema luges ennast esimesena ja siis see 24-aastane vastas, et esimene ei saa olla sina. Need peavad olema kutid, kellega sa magaks.
appi, mõtta sa oled 16 ja 24-aastane töökaaslane ütleb ja sa nagu muidu peaksid ilmselt töökaaslastega nagu hästi läbi saama ka vaata. Ja ta kirjutas ju alguses, et uue töökoha, ehk siis ta on just sinna tulnud ja siis mingi tüüp hakkab nagu mingi hot oled, kellega sa magaks. Ja, aga no ma ei tea, samas ja sa pead temaga vestluseid nagu 2-tunniseid vestluseid ja nagu 8 aastat vanusevahet võtta veel sinna seda, et nagu 16 on ikkagi väga alaealine nagu ma arvan, et see 16-aastane, kuigi ma ei tea ju, kes selle kirjutas, aga ma arvan, et see 16-aastane, kui sa lähed uude töökohta ja sa oled veel nii noor, siis sa ilmselgelt proovid nagu kõigiga hästi läbi saada, on ju, kõigiga suhelda, on ju, et sa ei oskagi oodata kuskilt mingit sellist asja. Okei, nii, aga kiri läheb edasi veel. Nii, siis need peavad olema kutid, kellega sa magaks. See oli minu viimane piir. Ma vastasin talle siis järgnevalt. See oli viimane piiskarikas. Ütlesin, et ta lõpetaks küsimise, sest meie vanusevahe on liiga suur ja mina olen veel alaealine. Sellest ajast peale ta hakkas mind ignoreerima, kuid paraku tekkis vahel piinlik olukord, kui päeva jooksul kokku põrkasime või samas grupis hängisime. Lapsele külgelöömine peaks tekitama piinlikkust. Mida teie olukorrast arvate? Aitäh, Mulinad, kuulan teid huviga edu tulevikuks. Aitäh sulle, väga tore. Nii tore, et sa kirjutasid, aitäh. Mida meie sellest olukorrast arvame? No ilmselgelt see ei ole okei ju, kui 24-aastane. Kui 24-aastane oled, sa peaksid juba ju nagu teadma oma peas. Miks sa nii nõmedalt käitud või nagu, mis oli lõpus ju, et ei hakkas ignoreerima ja nagu, mis sul viga on? Jah, no selles mõttes, et mõistus võiks endal juba peas olla 24-selt, aga nagu ma olen öelnud, siis eks me areneme seal enne 30-ndaid kohe erilise kiirusega, et 1 aasta sa avastad, et eelmine aasta oli täiesti lollakas on ju ja nii edasi, et ma seda olen endast tundnud, aga no see vanusevahe on tõesti suur ja tõesti on kahju sellest, et kui sa jagad ühte sama töökohta ja sa pead sellise probleemiga alaealisena kogu aeg nagu silmitsi seisma. See ei ole muidugi mugavam siis, kui sa oleks ka täisealine, aga üldse, et kui sul tuleb nagu mõnes mõttes see on selline Me Too teema natuke, et et ma kujutan ette, et see noor võis ennast tunda natukene ahistatuna. Ja see ka, et kui tegelikult ta ju andis nagu teada vaata, et see oli viimane piir või nagu alguses ka väga huvi üles ei näidanud, et jätta siis nagu rahule, et okei, sa ütled korra või sa räägid natuke. Millal alguses mulle tundus, et nad mõlemad näitasid huvi, kui nad tegid 2-tunnise videokõne. Tõsi, tegelikult. 2 tundi kõnet ja seesama, et sa vastad talle, et kui ta ütleb sulle, et hot oled, on ja ma vastan sulle, mis sa hakkad täiega nunnu, on ja siis tegelikult see on veid selline nagu, et sa annad ise ka natuke nagu sükseid vastakaid võnkeid, on ja. Võib-olla siis talle nagu meeldis ta vaata ja ta ütleski talle siis vastu, et nunnu oled, aga see, et siis on nagu teine on, et nunnu öeldakse koerale või ma ei tea, lemmikloomale või lapsele või. Ta nagu alati pressis välja midagi, et ütleks nii-öelda midagi muud, on ju. Et see ei jääks nagu sõbralikuks suhteks. Ta ütleks ka talle, et sa oled ka hot. Jaa, sa oled ka hot. Aga kui sealt kohe otse tuleb see sama küsimus, et kellega sa magaksid, siis see tegelikult nagu juba on midagi hoopis teine level, on ju, et see ei ole enam siuke väikene kuramaaž, vaid see on juba nagu midagi enamat, on ju, et üks asi, kui ma tahan sinuga magada, küll ma sulle märku annan sellest, on ju, aga see, et ma sulle ütlen, et ise oled ka nunnu, see ei tähenda kohe seda, et ma pean sinuga voodisse hüppama ju. Nojah, 16 ja 24, 8 aastat. No tegelikult 8 aastat selles mõttes, kui me võtame 30 ja 38, fine, täiesti fine. Aga kui me võtame alaealise, siis 24-aastase, siis see 24-aastane juba teab, kuidas provotseerida, manipuleerida või välja suruda või kuidas mingeid asju teha. Ja. Sest see kõlas väga manipuleerivalt ka see, kuidas see 24-aastane käitus temaga. Aga kokkuvõttes võib öelda, et sa
täiega tubli olid, et sa nagu ütlesid, et see on viimane piis karikas ja ei, et see nagu minu seda, et ma ei taha sinuga põhimõtteliselt tegeleda, et loomulikult on ebamugav sellises olukorras koos töötada, aga nagu sa ütlesid, et te hängisite võib-olla mõnikord samas grupis, seega ma eeldan, et seal töökohas on rohkem töötajaid ja alati saab ju siis ära imbuda või vaadatagi, et kellega ma hästi läbi saan, et temaga minna lihtsalt nagu temaga rohkem hängida, kui siis sellega, et alati annab vältida. Ja no õed hoiatasid ka. Ja hoiatasid ka ja siis ta ütleski, et ta jälgib, mis on tema järgmine liigutus. Ja ma arvan, et tegelikult kui on selline, kui see asi läheb väga kaugele ja üle piiride, siis on väga okei ka tööandjale rääkida. Et niimoodi on ja niimoodi keegi teeb ja et see ei ole okei, mis iganes sealt siis järgmised sammud on, mida tööandja siis ette võtab, et kas räägib või nii-öelda selle 24-aastasega või midagi, aga kindlasti nagu kellelegi täiskasvanule, ükskõik, kui ei julge nii-öelda oma sõpradele või kui ei julge isegi tööandjale, on ju, et siis oma nii-öelda teistele töökaaslastele, kes on siis nii-öelda täisealised. Kellelegi, keda sa usaldad, sellepärast, et ega selliste asja tegelikult usaldada näost näkku pole ka lihtne ju. Selles mõttes, et kuidas ma räägin sellest, et ma vastasin talle, et nunnu oled ja siis ta küsis mu käest, et kellega sa magaksid. Nagu selles mõttes, et ta võibki nagu näost näkku tegelikult piinlikkust tekitada ja teine ongi see, et ma ei kujuta ette, tõesti ta tahab julgust, et sa võtaksid ennast kokku ja läheksid nüüd tööandja juurde ja räägiksid seda sama, et mul on siuke situatsioon, on ju. Kusjuures mul ühes töökohas oli selline situatsioon. Inimesed olid ma arvan natuke napslused ka, aga sealt läksid ikkagi asjad käest ära ja siis üks osapool siis läkski nagu bossi poole, järgmine hetk see teine siis oli vallandatud töölt. Ei no aus, nagu null tolerantsust. Mul ühel tuttaval, ta töötas ka ühes sellises nii-öelda ettevõttes, kus ta oli ise nii-öelda noor ja hästi palju töötajaid olid nii-öelda pigem vanemad, on ju, ja vanemad mehed, kes siis tegelikult ei tunneta nagu kuidagi neid piire, et kui me võib-olla räägime generatsioonide erinevusest, siis kunagi oli umbes okei see, kui on ju mees tuli ja ütles ja kommenteeris kõike, on ju, aga nüüd mida aeg edasi seda järjest rohkem tegelikult ei ole okei kõiki asju kommenteerida, on ju, ja siis mu see tuttav töötas seal ettevõttes. Kõik kommenteerivad just ju. Ei või? Ei, nagu kõik kommenteerivad, aga see ei ole okei enam, vaata. Kunagi nagu oli see, et kui naisele öeldakse, et ma ei tea, mingi tule, mis sul seal seeliku all on, siis naine ei saanud, oli mingi, okei, ma võtan vastu selle, mis ta ütleb, vaata, aga praegu on see, et see ei ole enam okei, et see läheb tegelikult nagu seksuaalse ahistamise alla ja selle eest on võimalik päriselt nii-öelda politseisse minna. Ühesõnaga mu tuttav sai ka siis nii-öelda ettevõtte sisestel pidudel nii-öelda kogu aeg ka kommenteeriti, on ju, ja see ei olnud ka nii-öelda okei. Aga ma ei teagi, kas seal sellega midagi võeti ette või mitte. Mina olen niimoodi ühe töökoha pealt ära tulnud, et ma tundsin väga seda, kuidas iga kord oli siuke kerge seksuaalne alatoon kõikide asjade juures. Aga see on okei ka. Aga kas sa rääkisid nii-öelda tööandjatega ka või? See oppikene, emme ära kuula. Igatahes, seal oli lihtsalt nagu, kust ma sain aru, et asja on ikka täiega üle piiri, oli see sama, et me jäime ükskord ühte kohta nagu ööseks ja siis tööandja tegelikult nägi seda pealt nagu põhimõtteliselt, see oli niimoodi, et ma hommikul pidime minema kõik nagu koos liikvele ja siis sa istud kuidagi täiesti rahulikult niimoodi tooli peal, on ju, ma ei tea, niimoodi, et mul oli selja taga oli nagu veel ruumi ja siis ta tuli, võttis mul näost kinni ja siis suudles, on ja siis mul on nagu oh my god, Triinu, sa ei ole mulle rääkinud. Sa ei teadnud seda. See on õudne ju. Aga selles mõttes, et kus see oli? Ei, ma ei saa teile rääkida seda. Pärast ei räägi. Aga nagu selles mõttes, et seal oli nagu see, et nagu
tööandja ja siis see härra olid omavahel väga seotud, on ju. Ja tööandja nägi seda pealt, siis mul oli nagu niimoodi, et nagu miks sa näed, aga sa ei mürista. Niimoodi, et see viibki sinna, et ma ütlen, et sorry, aga tead, mul on nii palju muid asju mujal Eestis teha, et ma lähen kolin minema. Kus juures sellega mul tuli meelde, et mul ka ühes töökohas mitu aastat tagasi, kus ma töötasin enda sõbrannaga. Meil oli vähe töötajaid. Seal oli... vahet pole. Seal oli üks kokk ja meie teenindajad siis on ju. Ja siis ma olen seal nagu mitte leti taga, vaata, ma olen seal nagu ala peal. Ma ei tea, mis ma tegin. Mul sõbranna, olime koos tööl. Sõbranna oli leti taga, see kokk oli seal ja siis õhtu oli juba hiline ilmselt, nagu inimesed olid mingi napsu võtnud. Ja siis ma näen, kuidas ta oli, ma arvan, et ta oli mingi 20 plus aastat nagu vanem vaata meist. Ja siis ma näen, kuidas ta nagu mu sõbrannat hakkab tagant mingi käperdama. Ja siis ma vaatan tal otsa, teen mingi nägusid nagu enda sõbrannale on ju. Ja siis ta teeb mulle vastu, ta on nagu mingi ma ei tea, ma ei mäleta, mis sellest sai, ilmselt ei saanud mitte midagi, aga nagu me tulime sealt kiiresti ära. No jaa, aga see tekitabki selle, et sa oled niivõrd hämmingus, et mis praegu juhtus, et sa ei oska reageerida. Olen ma teile rääkinud seda, kuidas mul Viljandis kunagi üks ala nagu Jeesus tee peale hüppas või? Lihtsalt ta nägi siuke välja, sorry. Mitte ta ei olnud. Paljad. Ei olnud. Ta oli ülikonnas. Ei. Ta oli niimoodi, et Lossi tänav on Viljandis ühesuunaline tänav. Ja tihtipeale, kui ma läksin tööle, siis ma parkisin Lossi tänaval. Ja kui ma tulin töölt, siis ma võtsin sealt oma auto ja sõitsin edasi. Üks õhtu ma käisin, mul väga hea sõbranna Ingrid elas ka Lossi tänaval mingi aeg ja ma käisin tal õhtul külas, me vaatasime koos õudukat ja siis ma läksin nagu kipa-kõpa autosse on ju ja järsku näen mingi kamp poiss on ju, kusagil karjub. Ma ei teinud välja, mõtlesin, et okei, et peoõhtu ka, et võib-olla nad on napsused või siuksed, et omavahel räuskavad seal. Lähen mina siis kipa-kõpa sellepärast, et mul kontsakingad jalas on nagu alati. Kontsedes filmi vaatamas. Ei, me olime tema juures, mul ei olnud jalanõus jalas seal. Igatahes lähen, panen oma käekoti siis kõrvalistmele, tõmban rihma ilusasti peale, hakkan sõitma, järsku üks nendest siuke pikkade lokkis juustega mees siis paneb endal pläru ette niimoodi, aga ta peatab mul auto niimoodi, siis ta paneb endal pläru ette, siis ta teeb oma juustega ühele poole, teisele poole ja siis ta tuleb, astub mulle lihtsalt nagu sinna katuse peale, eestkapoti pealt. Ja nagu kui ma mõtlen, et mida ma teeksin sellises olukorras on ju. Autouksed lukku. No ma mõtlen, et paneks autouksed lukku ja paneks täiega gaasi, kas sukub alla on ju. Saab surma mul suvamises, seda ronib sinna. Aga mida ma tegelikult tegin? Ma lasin ju akna alla, ütlesin talle tipukene, mis sa teed? Mille peale ta hüppas alla ja siis mul oli nagu, et okei, nüüd ma saan edasi sõita on ju. Ja siis ma panin akna uuesti kinni ja tema tegi mul pagasniku lahti. Ja siis, mis mõte mul käis, mul olid kostüümid pagasnikus, siis ma mõtlesin, kurat, ma just olen nii palju vaeva näinud oma kostüümidega on ju, et äkki rikub ära midagi. Ja siis ta tegi ka pagasniku lahti, ma ütlesin, no tipukene ja mis nüüd siis? Ja siis ta lükkas pagasniku kinni, siis ma panin nagu gaasi, aga seal on see, et kõik värised. Aga siis seal on nagu ristmik ja ma pean teed andma. Jah. Siis ma jään korraks ristmiku peal seisma, siis ma vaatan taha, vaata peeglisse, natuke liigub on ja siis ma panin gaasi, sain sealt minema on ja siis, kui ma olin poolel, Viljandis ma elasin nagu 11 kilomeetrit linnast väljas on ja siis, kui poolele teele jõudsin, siis käed värisesid, sees värises, aga see asi ei lõppenud niimoodi. Järgmisel päeval olin mina jälle sellel samal tänaval parkimas. Jõuan lõunaaeg, tahan oma auto võtta, järsku tuleb, parkimisruumi on seal hästi palju, järsku tuleb üks buss ja siis jääb mul auto taha täpselt niimoodi seisma, kuhu mina pean nagu autosse minema ja muudkui hakkab signaalitama. Siis ma vaatan, Isver,
roolis on see sama Jeesus. No nii, muudkui signaalitab, siis ma läksin autosse, sõitsin ees ära ja siis see sõitis nagu edasi, aga ta õnneks ei tulnud järgi. 3. päev. Ei ole võimalik, see lugu läheb edasi. Ma arvasin, et ma saan nagu surma päriselt. 3. päev. Olen jälle selles tänavas. Ära mine sinna tänava. See on saatus. See on saatanast, jah. Ehk siis olen seesama ristmik, millest ma enne rääkisin, kus pead teed andma. Siis sealt tuleb nagu, mina seisan nagu siin, on ju. Ja siis minu kõrvalt paremalt poolt tuleb auto, on ju. Ja siis hakkab nagu, ta näeb mind, aeglustab täiega. Järsku tuleb kaameraga, nagu telefon niimoodi aknast välja. Ja siis ta filmib ja pöörab niimoodi ära terve tee. Üldse ei olnud creepy. See oli see sama. Ma ei tea, kas see oli sama, aga see oli juba autos. Eelmine kord vaata siis, kui ta signaalitas, siis see oli selline vänn. Minibuss, mingi sükene asi. Valge või? Valge ja lipp oli taga veel. Issand, kui haige, aga reaalselt, mis mõttes sa lased akna alla? Ma oleks olnud nagu mingi kinni. Jaa, aga see ongi see, et see on täpselt see, et mida me arvame, et me teeksime. Kui ma mõtlen Triinu, mida ta teeks, on ju, paneks gaasi, las kukub, on ju. Ja mida ma päriselt teen? Sea Helmi häälega ka veel. Tipukene, mis sa teed? Ma ei usu, et ma teen, et mina seda kunagi niimoodi reageeriks, sest ma ei laseks hakent alla, ma ei suudaks talt küsida, et kuule, mis sa teed? Aga ma ei julgeks sõitma ka hakata, sellepärast, et pärast ta kukubki peaga vastu asfalti. Ja saabki surma lihtsalt. No ja, igatahes, kui ma koju jõudsin, siis mul vanem vend tuli ja lõi mõlgid välja nagu selles mõttes. Sul olid ikka mõlgid nii-öelda katusel sees? No ta ikka keksis seal natuke, vaata. See oleks olnud hea lisand, kui ta oleks olnud ikkagi ka paljas. Ja tuleb seal peatab, põleru ette. Sina Mets Jeesus, kes sa kuuled ja võib-olla tunned ise enda ära. Siis palun järgmine kord tule paljalt. Väikse lehekese võid niimoodi panna Aadama ülikonnas. Okei, ühesõnaga, nüüd oli küll nii siuke roller coaster story reaalselt väga hull. Aga ma võtan äkki järgmise kuulajakirja. Ja aitäh sulle, kes sa kirjutasid meile selle pika kuulajakirja ja ma loodan, et see 24-aastane enam sind ei tülita, ei jahista ja kuna sul ma loodan, et sul on seal töökohas ka palju kolleege, kes sind toetavad ja kõike muud, nii et ma loodan, et sul läheb hästi ja aitäh sulle, et sa kirjutasid. No nii. Next järgmise ma võtan. Ma võtan, siin on 2 tükki mul. No aga võta mõlemad. Ma võtan selle, nii, mõlemad on lühikesed. Üks on siis selline, ma jätan selle kirstordile lõppu. Nii, üks on selline, et räägin lühidalt. Olen ise alaealine ja olen suhtest endast poole vanema inimesega, 30+. Mida te arvate suurest vanuse vahest? Cancel. Appis, reaalselt see kuulajakiri on nagu täpselt jätki ja vastand sellele, mis eelmine oli. Need kõigepealt see oli okei ja nüüd on nagu okei. Või nagu alaealine ja ta on suhtes 30+ aastase mehega. Ta on alaealine ja ta on suhtes 30+ aastase mehega, ehk siis poole vanema mehega. Ehk siis ala, kui ta on mingi 15, 16, 17. See ei ole okei. Sellepärast, et või no, ma ei tea, ma selle... Ei, see absoluutselt ei ole okei. Sellepärast, et see mida see 30+ aastane mees, mida ta tahab sellelt väikselt tüdrukult? Jah, ma mõtlen seda sama. Mida ta tahab? Kus juures me ei tea, kas see on tüdruk või poiss, kes selle on kirjutanud, sest siin on lihtsalt öeldud, et olen alaealine, olen suhtest endast poole vanema inimesega. Mõelge, kui see on kott ja ta on suhtest endast 30+ aastat naisega. No aga see on ka ikkagi nagu, mida see naine temast tahab? Ei, no see on, ma arvan, et see on kohutav. See on liiga suur. Aga kusjuures, kui ma mõtlen, siis see, et kui mees on vanem ja tüdruk on noorem, see on minu jaoks hullem miski pärast. Ei, no see on igatepidi hull lihtsalt sellepärast, et nad on alaealised noored inimesed, mitte lollid, vaid elu mitte kogenud. Need, kes on need 30+, nad on täpselt provotseerivad, manipuleerivad, nad teavad, kuidas ümber oma sõrme keerata, ilmselt nagu siin see ongi või miks ta on temaga koos.
ta tunneb suurt armastust, oh my god, see 30 vanem mees, naine hoolib tast, hoiab teda, armastab teda, aga tegelikult see on kohutav. See on mommy ja daddy issues minu arust. Ja need vanusevahed ikkagi, ma arvan, et ka mingist vanusest vanusevahe ei ole nii suur, kui on see selles eas lihtsalt. Et noh, et kui oleks 30 ja 50 on ju, siis noh, sorry, aga no järelikult sulle lihtsalt meeldivad vanemad mehed, või naised, mida ma ka ei arva, et see on okei, sellepärast, et ühel hetkel sa oled 50 ja teine on 70 on ju, kus üks vajab hooldamist ja teine veel tahaks täiega elada on ju, mis on ka nagu teine asi, aga kui sa oled tõesti laps ja sul on järsku nagu isavanune kõrval on ju, siis see ei ole okei nagu. Teate, no, räägi. Seda, et need psühholoogid räägivad ka, no tähendab, seda rääkis mulle mu isa, aga noh, tal on psühholoogia huviline natukene ja psühholoogid räägivad, ta on lugenud erinevatest raamatutest, ühesõnaga ütlen mingi 5. korda, et psühholoogid räägivad, et inimene areneb kõige rohkem kuni selle vanuseni, kui ta on 30. Enne seda toimub see kõige suurem areng, et sealt edasi läheb juba nii-öelda, noh, aeglasemalt see areng, et ta on juba siis nii-öelda, ta nii-öelda mõttemaailm, kõik need nii-öelda, muidugi ta areneb, aga mitte enam nii suure hüppega, on ju. Et sellepärast võib-olla on ka see, et alaealine 30 on ju, alaealine, kes ei ole absoluutselt veel arenenud, noh, nii-öelda täiskasvanuks on ju, ja 30-aastane, kes on ja selle kõrge hüppe ära teinud on ju, siis on see veel eriti veider, et kui ongi 30, 50, 30, 40, noh, siis on juba nagu parem see on haiglane, alaealine ja 30 pluss, see on haiglane, see on haiglane. Te olete cancel, me canceldame ära. Aga ma tahtsin, mida ma tahtsin öelda, oli see, et ma tahaksin, et see inimene, kes selle kirjutas, et ta kirjutaks meile veel, sest ma tahan teada, kas tema vanemad teavad sellest, kui nad teavad, mida nad sellest arvavad, kuidas see üldse juhtus nii, kaua nad on olnud koos, kuidas nende elukorraldus on, kas nad on nagu avalikult, ma tahaks neid asju teada, palun kirjuta meile veel. Kirjuta meile ja selles mõttes, et meie sind ilmselt ei charge'i, me pigem charge'ime seda vanemat poolt, kes peaks nagu võtma selle vastutuse, et ta võtab on alaealisega suhtes, on ju. Aga seda ma ütlen, kirjuta meile palun. Seda ma ütlen sulle, see ei ole okei tegelikult, see tegelikult ei ole okei ja kui sinu vanemad ei tea sellest, või sinu vanavanemad või kes sinu nii-öelda lähedasemad tugiinimesed on, tugipunktid, siis räägi nendega. Ma arvan, et nemad annavad sulle head nõu ja kuula neid sellepärast, et sa tegelikult oled veel noor ja sa praegult ei saa ilmselt sellest aru, et see on vale, aga see realization tuleb mingi 21, 2, 3, 4 vanuselt sulle siis sa saad aru, mis suhtes sa oled olnud ja kui palju sind ilmselt on manipuleeritud nii-öelda. Mina kui päriselt see, kes võiks olla juba välja arenenud, on ju, ka Marianni jutu järgi, siis ma tõesti pean ütlema seda, mida ma enne korra puudutasin ka, et iga aasta me muutume nii palju ja mina, kes ma nüüd juba olen 31 on ju, siis ma nüüd alles võin öelda seda, et ma tunnen seda, kui palju ma tõesti kuni 30-ndateni nagu arenesin, et üks aasta ma rääkisin ühte ja teine aasta mõtlesin, kuidas ma sain sihukest asja üldse mõelda, et nagu tüdrukud, ma arvan, et teil tuleb seda veel nagu kogu aeg, et mõnikord see tuleb lihtsalt nädalaga võib samamoodi littida. Ja me oleme Ketliniga veel alaarenenud sinu kõrval. Ei, ma absoluutselt ei arva seda, et me oleme alaarenenud. Ei, te olete väga tublid ja te olete palju kogenud ja tore on, et teil on nagu need vaated ja ma olen teiega, kui ma siit kõrvalt kuulan, väga nõus, sellepärast, et no tõesti, mida see alaealine teeb siukse tõesti suure täiskasvanuga. Ja ma olen nõus, me iga aasta areneme, mina tunnen täiega, et ma olen nagu
sellest, mis ma olin eelmine aasta, ma olen täiesti teistsugune. Jah, aga minul ei ole ka areng kinni jäänud, ma igaks juhuks ütlen. Jääb seisma. Ei, aga ma mõtlesin seda ka, et no ongi see, et kui mõtled näiteks, kui ma mõtlen näiteks, et mida ma 20 või 21 aastaselt tegin, siis ma mõtlen ka, et oh shoot, et noh, ma ei mõtleks üldse enam nii praegu, et see on kardinaalselt nii-öelda muutunud. Ja nii, et me ütleme ka, et need asjad, mida me siin praeguses episoodis räägime, võib-olla järgmises episoodis me arvame teistmoodi. Me oleme juba arenenud. ma arvan miskipärast, et selles osas, et see vanusevahe asjast ei muuda meelt järgmiseks episoodiks, et see on ikkagi nii kindel värk, aga see on lihtsalt nagu seda, et kui me midagi nagu räägime siin podcastis on ju, siis see tegelikult ei ole üldse kivisse raiutud, et nagu aga see täiskasvanu ja alaealise asi, see on. See on küll. See on. Aga mis ma tahtsin veel? Me oleme ise äkki mingi 30 ja siis vaatame, et noored poisid. Oh my god, ei, appi. Ei, ma tahtsin seda rääkida hoopis, et kui te loete vanu romaane on ju Jane Eyre näiteks või siis Tuubervillide Tess on ju, siis tegelikult nendes vanades romaanides on enamasti vanusevahe 10 aastat. Ehk siis... Aga 10 nokk ju. Aga 10 nokk. 10 on täiesti okk. Jaa, aga kas need tüdrukud, kes seal mehele lähevad, alaealised nad ei ole? No aga kui sa oled 15 ja 25... Ei, no siis see ei ole ok, sest et sa oled 15, sa oled alaealine, sa oled laps. Kui sa oled 15, siis sa oled laps. Kuigi vanasti pandi alaealised ka juba mehele on ju. Ma olen nõus sellega. Aga jah, see ongi täpselt see, et see oli vanasti, me oleme tänapäevas, aeg on muutunud, inimesed on muutunud, nii nagu me ütleme, et kui vanasti, kui praegu veel on noor kuni 26 on ju, Euroopas 30, siis nüüd tahetakse ka noore eluiga tõsta on ju 535 peale, mis juba näitab ära seda, et tegelikult meie areng on nii suur, et me oleme ju, ütleme, et naised on järjest iseseisvamad on ju, näiteks on ju, või siis seesama, et kes on kauem koolis, kes on kauem kodus, kes saab, millal hakkab see, et ma hakkan oma ärisi asju tegema on ja kõik see, et meie areng on selles mõttes, et teistsugune kui oli 100 aastat tagasi. Jah, 10 aastat vanusevahet on nokk, aga kui sa oled ikkagi alaealine, siis see tegelikult ei ole okei, sellepärast, et no lihtsalt ei ole okei. Jah, ma ei teagi, mis ma tahtsin öelda, aga... No ja, aga see piir ei muutu samas sealt siis, kui sa just nüüd punkt saad 18. Nagu näiteks, kui on 17-22. Armastus ei küsi vanust. Aga see peab olema väga tark ja ära tundma selle, millal sinuga manipuleeritakse, provotseeritakse, et sinust see nii-öelda vanem inimene ei sõidaks sinust üle ja ei paneks sind mängima enda heaks. Jah, ja ei tekitaks sulle eluaegseid traumasid. Jah, just. Sest see võib tekkida sellises suhtes. Mis ma tahtsin enne veel Maarja öelda, vaata, Triinu enne sa autos küsisid mu käest, et kui vana Triinu on, siis ma jäin mõtle, mul peas käis 31 läbi, ma ütlesin talle 30, aga nüüd me kuulsime, ta ütles välja selle, et ma olen 31 aastane. Jätame meelde. Triinu on 30. Lõpetad, tead, mõned inimesed saavad lapsi hiljem. Ja esimese lapse. Sest meil on tänapäev ja naised teevad äri ja saavad 45-selt lapsi. Ja, täpselt. Mul on üks tuttav, kes sai 38 aastaselt esimese lapse. 38. Jumal okei, nüüd tal on 2 last. Minu ema sai 33-selt oma viimase lapse ja kõik rääkisid seda, et hull oled või 33-selt. Sa sured ära, kui sa nii vanalt lapse saad. Ei ajad on muutunud. Ajad on muutunud. Aga üks oli veel või? Ma nüüd loen enda lemmikkuulaja kirja. Kas sa oled seda varem ju lugenud siis juba või? Jaa, ma vaatasin, mis siia kirjutati. Ma pean ütlema, et ma olen seda kuulnud ja see ajas mind naerma. See on nikke. Mul on sõber, kes elab Peetris. Tal on kotid laigulised nagu lehm. Tal on kotid laigulised nagu lehm. Oh my god, ma naeran sellise asja üle, aga kui ma seda lugesin, ma olin nii... Oota, see on kõik või? Jaa.
aga see on saladus küll. See on saladus ja me ei pea selle kuidagi reageerima, lihtsalt ma tahtsin selle ette lugeda, sest see on nii tore. Aitäh sulle, kes sa selle kirjutasid. Tal on lihtsalt kotid laigulised ja see on kõik. Ja ta elab Peetris, see on kindlasti üks vajalik fakt. Ta on Dalmaatia. Ta on lehm. Lehm. Aga okei, see selleks. See selleks, jah. Ma arvan, et me võiksime võtta mõned küsimused, küll mitte kõiki. Et võtame mõned. Võtame 2. Võtame rohkem äkki. Okei, 3. No vaatame jooksvalt. Okei, nii. Meilt küsiti näiteks sellist asja, et kes teist boss on? Me kõik oleme bossid. Me kõik oleme bossid. Me lihtsalt oleme bossid. Ketlin teeb meile graafikuid. Ja, tegelikult mulle nagu tundub veits, et võib-olla Ketlin on... Ei, ma ei ole boss. Ma lihtsalt majandan. Ei, ma ei tee kohe kindlasti kõige rohkem. Ma lihtsalt majandan. Ta teeb meil seda managementi. Meil on põhimõtteliselt osakonnad ja meil on osakondade bossid. Ja, osakondade juhatajad just. Ja, et Maarja raudselt on nagu transpordiosakond. Ma olen roolis alati ja see on aus. Ma ostan alati praamipiletid ja siis Ketlin kannab raami. Ja mina ütlen talle, et mis kellaks ja mis osakonnas ma siis olen? Sina oled, tahaks öelda, turundus. Jah, sa oled turundus, management, kõik need. Mina olen, ühe sponsori asja ei õnnestunud praegu. Aga kui keegi tahab meid sponsoreerida, siis please, meil on praegu mõned kohad veel vabad, et kui te veel kiiresti kirjutate meile, siis me saame võtta teid. Meil just enne vaatasin sealt arvutit dokumentidest järgi, et meil sellesse aastasse veel paar tükki mahub. Paar tükki, aga ainult paar, nii et olge kiired. Triinu osakond on video monteerimine. Video, jah. Heli ja video monteerimine. Ruumirent. Ja ruumirent, jah. Triinu pärast me siin saame olla. Ehk siis me oleme kõik bossid. Jah. Sellepärast me siin kõik koos olemegi. Sellepärast me nii hästi koostööd teemegi, et kõigil on oma osakond, mille eest vastutada. Ja meil on kõik hästi majandatud. Meil on ära jaotatud, jah. Nii, oota, siin nad tahavad rääkimist, aga ma võtan küsimuse, sest et nii. Mingid lühikesemad on, jah. Lemmik söögikoht. Ma võtan praegu küsimused, millele me saame lühidalt vastata, mis ei vaja jutustamist, et me saaksime oma teemadega edasi minna. Nii et lemmik söögikoht. Sushi Plaza või Vapiano. Okei, Triinu. Mulle meeldib pasta bolognese ja kana tempura. Mulle meeldib käia vanaema juures söömas. Minu vanaema teeb maailma parimaid toita. Ja siis mulle meeldib käia kodus söömas. Aga lemmik söögikoht niimoodi mul ei ole kujunenud. Võib-olla, ma ei tea, ei ole. Vanaema ja kodu. Vanaema ja kodu. Minul on lemmiksöögikoht, või ma arvan, ma oleks neid tegelikult mitu, aga mis mulle pähe tuleb, on Royal Asian. Kus kohas see on? See asub minu kodust. Vabandust, see asub Vabaduse väljaku juures. Ma hakkasin praegu selle Ingveriga asja ajama, sest et nad on sarnased kohad. Aga Royal Asian on seal Vapaka lähedal, siis kui bussiga sõidad nagu linna poole, siis ta jääb sinna bussipeatuste poole. Ja Hiiumaal on meie lemmik Mukupurks. Mukupurks, eelmine kord võtsime. Ja Mukupurks on siin Hiiumaal. Tähendab Mukutare. Mukutare, jah. Me järgmine kord paneme salvestuse ajad niimoodi, et me salvestusajast paneme niimoodi, et Mukutare oleks lahti. Ja, just. Nii, kui vanad te olete? Mina olen 23. Arvake ära. 31. 23, 31 ja mina olen 22. Juhuu. Vaat nii. Hess või Mac? Keeruline küsimus. Tegelikult see on lihtne. Mac. Ei. Maci friikad, Hessi purks. Ja okei, see on aus. Ma ei tea, mulle meeldib Mac kuidagi. No mul ikkagi Hessis on kebabi, burger ja kanatortilla lemmikud. Aga mulle meeldivad Maci peenikesed friikad, soolased friikad rohkem. Ja, ei nüüd mõned ükskõik.
minul, ma käin vist niivõrd vähe sellistes kohtades ikkagi söömas, et ma ei tee neil vahet. Või siis sa vastad Hess, sellepärast, et kui me käime, kui sa käid Tallinnas. Kui ma käin Kitsiga, siis ma käin Hessis. Oleneb, kes on, kui mõni gluteenik on meil kaasas, siis me käime Mäkkis. On ju? Kas siis? Jaa, käime küll. Meil on mõni gluteenik kaasas olnud või? Mitte Tallinnas meil, aga Pärnus küll. Okay. Oota, kas see Mac pakub siis nii-öelda mingeid ma ei tea, miks seal friikate pärast käime minu arvates. Aga kas nad ei tee mõlemas kohas nagu samas õlis või? Mina õli on gluteenivaba. Ma ei tea. Okei, nii. Next question. Kas ananass käib pitsa peale? Ei. Pitsale? Ma söön ananassiga pitsat ka, aga ma ei eelista. Ja mul on täpselt sama, et kui mina saan valida, siis ma võtan ananassi ära. Kui see seal on, okei, las olla, aga kui ma ostan pitsa, siis ananassi ma sinna ei pane. Mul ei maitse üldse. Mul ei maitse niisama ka ananass. Mul niisama ananass maitseb. Ma olen proovinud, aga ma ei tea, mul on kuidagi... Mul oli oliividega, või siiani on oliivid näiteks mulle niisama absoluutselt ei maitse, mustad oliivid. Aga kui on pitsa peal, ülihea, amerikaana, ilma ananassita. Mina oliive söön purgist lihtsalt, aga musti oliive, mitte rohelisi. Ma võin rohelisi ka süüa, aga ei eelista. Ja neid ma õppisin sööma niimoodi, et kui ma Hispaanias elasin, siis ma võtsin iga kord ühe oliivi ja siis lõpuks ma hakkasin neid sööma. Mina oliive ei söö. Ma ei tea, kas ma üldse olen kunagi söönud. Äkki sa peaksid proovima? Ma ei tea, ma ei taha. Või tegelikult ma ei tea, ma eeldaks nagu ma olen söönud, et miks ma muidu neid ei söö. Aga ma ei tea, ma lihtsalt ei söö neid. Okay. Nii, kes on teist kõige produktiivsem töökam? Teate, me oleme kõik eraelus väga produktiivsed ja töökad ja ettevõtlikud. Ja me reaalselt olemegi. Ja selle kõrvalt näete, jõuame ka podcasti teha. Kõigil on 10 töökohta. No meil ongi reaalselt niimoodi. See on haige, aga see on lahe. Me jõuame, tahame, teeme, nii et oleme kõik väga töökad ja ettevõtlikud. Aga kui teil on endiselt pakkuda meile mõnda toredat töökohta, siis me võtame ka need vastu. Meil on veel vabasid päevi. Vabasid tunde, vabasid öötunde, vabasid päevatunde. Me võtame... Mina öötunde ei paku, aga... Mulle öötundidesse ka vist rohkem ei mahu. Aga päevatööd, laagrit, midagi sükest hea meelega. Jaa, see oleks äge suveks. Lastega midagi. Jaa, see on äge. Podcastiga midagi. Kutsunge meid lapsi hoidma. Jaa. Just. Ma praegu kusjuures, ongi, ma teengi ju nii paljusid, ma käin vahepeal nüüd ka praegu lapsi hoidma samal töökaaslastele kõigel. Mulle nii meeldib. Lapsed on ikka toredad. Eluõied. Seda ma tahtsin öelda, lapsed on eluõied. Mulle nii meeldivad lapsed, no meile kõigile ilmselt. Nii toredad. Nad on nii ausad kõik. Mulle nii meeldib see, kuidas nad ütlevad lihtsalt täiesti suvalt mingeid asju. Nii palju nalja saab. Lapsed ja vanainimesed. Ma alati ütlen niimoodi, lapsed on need, kes ei oska valetada ja vanainimesed enam ei viitsi. Seega nad on alati nagu ilma filtrita ja ausad ja puhtad ja ma ütlen, lapsed, vanainimesed on mu lemmikud. Teistega ma pean nagu selles mõttes, et teistega peab ettevaatlik olema, vaatama, et kas ta on nagu see 24-aastane seal on või siis on siiras ja aus ja armas. Ja need lapsed ja vanemad inimesed tulevad ise rääkima ja lihtsalt räägivad kõik oma südamed. Nii aus. Nüüd ma võtan 2 küsimust veel. Kes on kõige blondim, on küsitud. Juuksevärvilt on, ma ei tea, juuksevärvilt. Me oleme mõlemad blondid. Ma olen praegu veits külmem blond ilmselt ja ketlin on selline soojem. Aga mitte juuksevärvilt. Peast blond. Me ei olegi blondid. Me oleme väga targad. Me ei ole jah blondid. Vahepeal on kõigi blond hetki. Isegi mul. Jah, sa oled kohuke. Kohuke, hea. Kunagi mäletate, oli see kohukese reklaam, kus ta vaata sõitis suuskade peal see kohuke. Kohuke, kas ta ei mäleta seda? Nii piinlik, see oli mu lemmik. Ja siis ma kogu aeg vaatasin, et ma olin väike, ma olin mingi 5-6 aastane, siis ma olin, tahaks seda kohukest seal reklaamis. Nii hea, see oli see tere kohuke, vaata, need kõige paremad.
või no, tähendab, see on vaieldav ilmselt. Kõige parem kohuk on Jänksi piparkoogi kohuk, mida saab ainult talvel. Aga seda on ikka veel, nii ma just eile ostsin. Ma ei ole isegi seda söönud vist. Aga ma arvan, et seda rohkem nüüd arvatavasti ketsiga koos. Jep, ilmselt küll minu juures. Aga ma võtan nüüd viimase küsimuse, mis on ühtlasi ka minu lemmikküsimus. Küsi. Kas Triinul oleks äkki päriselt professionaalselt abi vaja? Ei, ma teame, see küsimus tuli selle peale, kui ma ütlesin, et andke mulle andeks, aga ma tapsin mehi. Ei, see tuli selle peale, et ma olen täiesti ebastabiilne. Aga need kaks olid suht kõrvuti, nii et need läksid suht hästi. Kõigepealt ma väga tänan, et muret tuntakse. Arvatavasti mõnes osakonnas kindlasti on mul psühholoogilist abi vaja. Nii et psühholoogid kõik ilusad, seksikad psühholoogid. Soheerige meid. Ilusad seksikad. Ei pea tegelikult olema seksikas. Aga tegelikult ma arvan, et mul on vist hästi. Aga selle on väga raske nagu vastata, sest psühholoog loeb sealt välja, et näed eitamisfaas. Ja sa ei tunnista oma probleemi. Ma ei tunnista oma probleemi, jah. Ja sina, kes sa selle küsimuse esitasid, sa võtsid selle TikTokide pealt, aga tead, need TikTokid, need ei ole nagu informatsiooni täis selles mõttes, et Triinu ütleb seal, et ma olen täiesti ebastabiilne. Ja seda ta ütlebki ja tuleb uus lause, aga tegelikult, kui sa kuulaksid meie podcasti, siis Triinu räägib, et ma olen täiesti ebastabiilne. Okei, see on nali. Ja kus see meeste tapmine ka. Me räägime Simsist. Simsi mängust. Meie TikTokid on lihtsalt clickbait. Täielik clickbait. Mitte kõik, aga... mitte kõik. Mõned lihtsalt tuleb lõigata. Ei, nagu clickbait on hea. Ja, aga endiselt ma ütlen, et väga armas, et sa seda kirjutasid ja muret tundsid. Aga Triinu ei tapa tegelikult mehi. Ja ma teen niimoodi, et ma rohkem küsimusi ei võta. Ja multikaid vaadates olen suht ebastabiilne ikka. Ei, no see on empaatia. Empaatia, jah. Ma käisin... ühte last hoidmas üks päev ja siis me käisime nagu koos kinos lastefilmi vaatamas. Ja saad aru, mina vaatasin rohkem seda lastefilmi kui see väike 6-aastane tüdruk. Ma olin jumala, minu arust nagu need lastefilmid on tehtud sarnase stsenaariumiga, nagu on täiskasvanute filmid. Nagu samamoodi seal, ma ei tea, on mingi pahategelane on ju, mingid action filmid, nagu on pahategelane, siis mingi grupp läheb päästma midagi, siis kellegi vahel tekib seal armastus on ju. Kõik või nagu see, kõik oli täpselt samad asjad olid esindatud, mis täiskasvanute filmis, lihtsalt laste võtmes. Animatsioonid ongi täiesti pekkis, ma lihtsalt nutan. No seal on nagu kõik hästi palju emotsioone, aga kui täiskasvanu filmis või ka nii nagu ka teatris vaata tihtipeale, nad nagu kaovad ära sinna tunnete tasandile, siis lastefilmis neid nagu eriti suurelt nagu tuuakse välja, et kui ma olen rõõmus, siis ma olen täiega rõõmus ja kui ma olen kurb, siis ma olen kurb ja ma nutan ja see on okei, mitte ei ole see... Jah, täiskasvanute filmis, kui keegi on kurb, siis ta on lihtsalt niimoodi. Tuleb kurb muusika ja on korras nagu. Aga lähme siis edasi ja meie panime endale üles story, kus me siis lasime enda Instagrami jälgijatel kirjutada punaseid ja rohelisi lippe suhetes siis. Ja meil oli see story 24 tundi üleval ja mõned siin tulid. Küll mitte palju, aga mõni tuli. Väga hea. Ma siis loen ette ja siis räägime ja arutame ja vaatame. Ma alustan punastest lippudest. Väga hea. No nii. Halb enne, head. Nii. Kui nad arvavad, et läheb teemasse. Kui nad arvavad, et laste multikad, mis on päriselt head, on ainult lastele. Minu jaoks see punane lipp küll ei ole. Ei, ma olen nõus, minu jaoks ei ole ka punane lipp. See on sinu arvamus, sina arvad nii, aga see ei ole minu jaoks punane lipp, et kui sul tõesti, sa ei ole laste multikate fänn, siis
sa mulle ei sobi. Siis ei ole põhjus, miks me ei peaks koos olema. Aga ma tahan kindlalt endale kaaslast, kes on nagu laste multikad käivad ja siis ta on mingi, üliäge. Kui ta ei teaks autosid, mingi supervaras, taevast saab lihapall, Shrekki, kõiki neid, siis sorry, ei. Okay. No, ma tahaks temaga autosid ikka uuesti läbi vaadata. Okay. Minu jaoks ei ole, ma olen väga suur multikate fänn, nagu reaalselt väga-väga suur ja ma ise käin vaatamas ja kuule, ma käingi kinos kõige rohkem vaatamas nagu multikaid, aga ma arvan, et see ei saaks saatuslikuks kaaslase valimise juures. Seda küll jah, et kui tal kõik ülejäänud on perfektne, aga ta ei vaata multikaid, no ma võtan ikka ta. Sest võib juhtuda niimoodi, et temale meeldib mingi vastupidi nagu mingi siuke asi, mis mulle ei meeldi, siis ma küll ei tahaks, et mind nagu blokitakse sellepärast ainult ära vaata. Ja no seda küll, aga kas, ma ei tea, mul on selline tunne, et nii nagu ka muusikamaitsega, minu arust kui kahe inimese vahel muusika maitse ei klapi ja mul on, see on muidugi ka minu arvamus ja kui filmi maitse ka ei klapi, siis on nagu midagi off. Muusikat ma kardaks rohkem. Nojah, aus selles mõttes, et vaat mulle ei meeldi see, kus on vaat mingi siuke muss on ja reaalselt ma lähen nagu 2 minutiga, ma värisen vihast. Nagu ma lähen nii vihast. Saab vihale, ja kui mul peaks olema kodus keegi, kes kogu aeg on Triinu. Siis andke andeks, jah, ma tean, mul on ka mikrofon. Ei, sa oled ebastabiilne. Jah. aga reaalselt ma nagu et kui me lepiksime temaga tegelikult ma tooksin punaseks lipuks siit hoopis selle, et kui ta võib seda muusikat kuulata, aga kui ta ei arvesta sellega, et see ajab mind nagu vihaseks ja ei arvesta sellega, et ta kuulab seda siis üksinda kuskil autos on ju, siis võt see on punane lipp. Mitte võib-olla see maitse iseenesest nii väga. Okei, jah. Ehk siis jah, minu jaoks samamoodi see laste multikate asi, ma ise olen ka suur fänn, ma räägin, ma vaatan ja siis me Triinuga vahepeal helistame videokõnes, mis multikat sa siis täna vaatasid, mis filmi sa täna vaatasid? Elementaarne. Seda ei saa füüsikutega koos vaadata, ma ütlen kohe. Ja et see ei ole punane lipp minu jaoks, vaid see on arvamus, peame arvestama kõigega. Aga ikka on ju tore, sest et kui sa vaatad kaaslasega ja vaatadki ju koos, ilmselt kõige rohkem, sa ei vaata ju üksinda filme. Siis sa vaatadki, sa tahad multikat vaadata ja su kaaslane mingi muidugi vaatame. Ilmselt te vaatate filmi, aga tavalist filmi, aga sarja või midagi. Aga selles suhtes, et appi, ma ei tea, mis ma öelda tahtsin. Oh my god, mu aju. Oota, ma võin öelda, või tähendab, kui sa... Räägi. Okei, ei, ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et jah, tegelikult, kui ma mõtlen enda peale, siis mu filmi maitse on suhteliselt laia spektrumiga, ehk siis ma ei pea lastefilme vaatama, ma võin vaadata mingeid Eesti draamasid või välismaa draamasid või komöödiaid on ju, mis iganes. Actionid võin ka tegelikult vaadata. Ma actionid kunagi ei taha minna ise vaatama, aga kui keegi mind kaasa veab, siis mul on alati peale filmi mingi wow, nii äge. Aga ma ei tea, kuidagi ei tõmba mind vaatama, aga ma tean alati, et kui ma lähen, siis mul on nii palju emotsioone ja lõpuks on ikka üliäge film. Ja see punane lipp, vaata, mis on püstitatud, see on täpselt see, et kui nad arvavad, et laste multikad, mis on päriselt head, aga mis asi meie kõigi jaoks on asi hea. Päriselt hea, on erinev nagu. Tõsi. Aga samas, kui sa ütled, et Shrek ei ole hea, no siis on cancel kindla. Aga samas, see on samuti tema arvamus ja see on tema punane lipp. Seega see on tegelikult täiega okei, et sul on selline punane lipp. Jah, täpselt. Et sul see küljes on. Selles mõttes, et minu jaoks see võib-olla ei ole punane lipp, aga me oleme kõik indiviidid, meil kõigil ongi erinevad punased ja rohelised lipud, on ju. Ühesõnaga, me oleme väga tolerantne podcast, et kõik arvamused on okeid ja head. Ei, tegelikult see on aus, et kui tema arvab, et see on tema jaoks punane lipp ja aga teie jaoks võib-olla nii mitte, minu jaoks võib-olla natukene. Nii. Kui ei suuda helgemat poolt leida situatsioonides. Aus. Ma olen nõus. Sellepärast, et kui sa kogu aeg kõik on negatiivne. Mul oli kunagi üks sõbranna, kes nägi igas asjas midagi halba. No okei, see ei ole nüüd paari suhtes on ju, aga see on sõbranna. No põhimõtteliselt läheb ka jälle, et suhe on suhe on ju. Ja ta nägi ka kogu aeg kõigest halba, kogu aeg kommenteeris kõigest halvasti ja siis see lõpuks mul hakkas endal ka nagu nii halb ja see sikutas mind ka alla poole ja siis ma lõpuks olingi, et
ma ei suuda enam sinuga igapäevaselt suhelda, sellepärast, et ma tunnen ennast iga päev ka halvasti, mul on endal ka, ma olen ise ka vihane asjade peale, lihtsalt sellepärast, et tema tõmbab mind allapoole mingites asjades ja leiab igas asjas midagi halba. Minu üks äsja lõppenud töösuhe oli selline, kus iga kord, kus ma käisin, leiti kõiges halba. Ma pidin kogu aeg kõike nagu kaitsma ja veel, kui see tuleb vaata selline, et sul ei ole põhjust olla kriitiline ja sa muudkui kogu aeg kritiseerid, siis ma tundsin, kuidas ma lähen nii nagu see muusikaga, siis see on see sama asi, mis ajab ka mind nagu hästi nagu kurjaks selles mõttes, et mis sul viga on, nagu püüa leida midagi head, et no, nagu teatris, iga etendus ei ole halb, ja iga etendus ei ole ka hea, aga kas see on sinu asi nagu väga nagu tugevalt enda arvamust siin kõigile peale suruda, et palun jätame kõigile ruumi enda arvamuse jaoks. Ja tihtipeale need inimesed leiavadki, kui kõik tundub mingid situatsioonis, kõik on hästi, kõik on lahendatud, mis iganes, nad leiavad ikka mingi asja, mille üle nagu nuriseda. Et ühel pool teed paistab päike ja teisel pool teed sajab vihm on ja siis sina kindlasti näed seda vihmast poolt, mitte päikesepaistelist poolt. Et jah, ma olen ka red flag. Ja kui need situatsioonid on tülid ja sa tülides ei leia helgemat poolt, pekkis jälle. Ja kunagi keegi ütles, et ei ole, et kui on tüli, et ei ole mina versus sina, vaid on meie versus tüli. Probleem. Või probleem, jah. Ehk siis sellega me olime ka nõus. See on meie jaoks ka red flag. Väga head red flagid on. Nii hea red flag, et tõmbas kohe külma. Nii hea red flag. Need on Triinu kassikarvad. Ja ma istun siin 2 allergikuga. Ja teate, mis on... Okei, nüüd ma canceldan pooled kutivalikud välja, aga red flag on see, kui sul on kass. Mul on kassi allergia. Ma olen üks suur red flag. Ja meil mõlemal Maarjaga on kassi allergia. Ja tegelikult on see... Ja nad käivad mul külas. Tegelikult on see, et ma olen väga palju olnud suhtes kuttidega, kellel on olnud kassid. Ehk siis tegelikult ei ole red flag. Ma olen lihtsalt, kui ma olen läinud siis selle kuti juurde, siis ta on selleks ajaks kassi teise tuppa saadnud ja ma olen võtnud 2 allergiarohtu sisse. Mitte nagu Triinu, kes võtab kassi ikka Mina ei võta teda kassu, ta ise ronib mulle voodis. Ja siis ta käseb Maarjal võtta kassi kassu, see kassi ta üksi teises toas olla. Aga mida? Me ei oleks mitte keegi saanud magada, kui ma oleks kassi teise tuppa viinud, sest mu kass on hull. Ja kui ma ütlen, et ta on hull, siis ta ei ole hull. No, aga... Ta on väga rahulik. No jaa, ta jookseb mööda seinu. Ja see ei ole nali, nagu ta reaalselt jookseb mul vannitoas niimoodi, et jookseb vannituppa, ta ei tiiru seinte peal ja siis jookseb teise tuppa. Aga ta on lõbus ka, aga ses mõttes, kui sa paned enda kuskile ruumi kinni, siis sorry, aga ta varsti lihtsalt pureb ennast uksest läbi nagu. Ja ta kassile meeldib mul oma peput näidata. Ei, Ketlini telefon on fun fact, tema tagumiku pilte täis. No nii ma mõtlesin, et millal meil tuleb podcastis see koht, vaata, kus kõik naeravad niimoodi. Sul on silmad märjad ka. Ja ma tunnen, kus kõik naeravad niimoodi, et keegi ei saa sõnu nagu sust veel, aga see on nii hea, mulle nii meeldib naerda. Mis teha, vaata, inimestel on erinevad fetišid. Ma ei ole süüdi esiteks, kui ma olen videokõnes ka, siis ta kass lihtsalt tuleb ja näitab mulle oma tagumikku. Ja eile näiteks. Ma ei tea, mul ei ole mingid fetišid. Aga neid tagumikku, tema kassi tagumiku pilte mul on küll. See ei ole ainult tagumik, see on kass ka seal pildi peal. No jah, muidugi see on kassi tagumik. Ta poseerib niimoodi ja vaatab mulle kaamerasse selja taha. Nii, aga ma mõtlen järgmise. Kus me siia jõudsime? Nii, okei, järgmine. Kui ta tülitsedes muutub vägivaldseks. Nõus. Kindlasti red flag. Mega no go, isegi kui on see vaimne füüsiline vägivald, see on cancel. See mees on või naine on canceldatud. See ei ole okei, see ei ole okei. Ja see on
näitab ka ilmselt seda, et ta ei ole vaimselt absoluutselt nagu stabiilne. Ta on ebastabiilne ja ta ei ole nagu õiges arenenud õigesti. Kui sa ikka kogu aeg pead hirmu all elama, siis see pole mingi elu, nii et no go. Ja, aga ma tean, et nendel, kui me räägime nüüd, tähendab, ma muidugi ei tea ilmselgelt mehi ka, meeste peal kasutatakse ka väga palju vägivalda, vaimset, füüsilist on ju, aga naiste peal ilmselt rohkem. Ja ma tean, et nendel naistel on alati raske sealt suhtest välja tulla ka, sest et see mees tavaliselt on manipuleerija ja nartsissist on ju, ehk siis üks, et ta käitub üli hästi, siis jälle üli halvasti on ju. Et ma ei tea, kas see, kes meile selle küsimuse esitas, ma loodan, et tal on kõik okei. Ja kahjuks, selles mõttes, et mul ei ole olnud vägivaldset suhet on ju, aga ma ütlen ka, et see on no-go on ju. Et miskipärast mul on selline tunne, et tihti need naised või mehed on mõnes mõttes kaotanud ka oma iseseisvuse, on ju, kas rahalise iseseisvuse või lihtsalt ta on nagu vaimselt nii maha nagu tambitud, et tal on väga raske enda mõttes alustada uut elu ja siis ta jääb sinna nagu sellesse nagu ringi sisse, et sellepärast sealt on raske ära saada, et on hea, kui sul on mõni nagu sõbranna, kes teeb ja tõmbab su sealt ära, on ju. Ja see on ja, aga muidugi seal on ilmselt, nii palju, kui ma olen lugenud nende naiste kohta, keda on nagu vaimselt ja füüsiliselt, nende peal on kasutatud vägivalda, siis tavaliselt nad räägivad ka, et sõbranna ütleb, on ju, aga umbes 10. korral alles midagi muutub, on ju, et et seal peab minu arust üliaus on see, et kui ongi sõbranna on lihtsalt kogu aeg kõrval, vaata, kui midagi juhtub, on ju, et siis ta aitab ja toetab, vaata, ja räägib sinuga, et lõpuks need, kelle peal kasutatakse vägivalda, nad tulevad lõpuks sealt suhtest välja, aga et see võtabki nagu aega, tihti peale aega. On ju. No ja, aga ei pruugi üldse sinna minna ju, võib juhtuda ka see, et saad ühe väikse läpi ja tegelikult sul on võimalus alati öelda ei ja üldse mitte nagu selle suhtega edasi minna. Aga ma olen väga nõus sellega. Aga kusjuures ma tegelikult tahaks rääkida ühe loo, mis mul endal oli. Ma nooremana tegelikult olin vaimselt vägivaldses suhtes. Me ei olnud muidugi pikalt tegelikult. Tollel ajal see tundus muidugi väga-väga pikka aeg. Me olime tegelikult 6 kuud, aga ühesõnaga siis üks kutt, kes alguses ka hästi kiiresti meil nagu kuidagi klappis on ju, ta oli üli armastusväärne, nii-öelda hoidis meid kogu aeg, nii-öelda näitas alguses hästi palju seda, nagu nimetatakse love bombingut on ju. Ja siis mingi hetk hakkasid tulema red flagid. Et kuidas ta hakkaski minuga käituma, näiteks seltskonnas on ju, kuidas ta hakkas mind seltskonnas nagu maha tegema ja ma mäletan ühte kõige hullemat, tema poolt kõige hullemat reageeringut minu suunas oli see, et me hakkasime koos filmi vaatama ja me olime noored ja me Netflixist vist oli see Minionide film ja siis ma ütlesin, et vaatame seda, et see on, et äkki see on hea film, et see on see Mina supervaras nende Minionidega nagu seotud on ju. Ja ma ei tea, mis tal juhtus, ta oli vaimselt väga ebastabiilne, ta läks närvi sellepärast, et mina ütlesin, et vaatame palun Minionide filmi. Ma ei surunud talle seda peale, ma lihtsalt pakkusin välja ja siis ta umbes tõusis püsti, ütles, et minu tüdruk arvab, et Minionide film on hea, mul ei sobi selline asi ja siis ta ütles, mine ära, tõmba minema siit on ju. Ütles, et paki oma asjad kokku on ju. Ma olin veel rattaga läinud tema juurde, ta elas minust mingi 2-3 kilomeetrit eemal ja ta hakkaski karjuma peale, ta ütles, et ta vihkab mind. Ma mäletan, ta ema tuli meie juurde ja ütles sellele kutile, et ära karju Maarja peale on ju, et lõpeta ära, mida sa teed ja ma nägin, kuidas ta läks nagu näost, ta läks nagu nii vihaseks lihtsalt. Ma olin sel hetkel nagu hirmus, et ta lööb mind. Õnneks ta seda ei teinud, aga ta karjus, et ta vihkab mind ja ta ei taha mind mitte kunagi näha ja ma olen kõige haigem inimene, kellega ta üldse kunagi kohtunud on. Ja ma lähen nii äksi täis, sest ma mäletan, mul tulevad need emotsioonid praegu nagu meelde. Ja ma mäletan, ma sõitsin koju rattaga, mul pisarad voolasid, ma nutsin. Ja siis ma mõtlesin ka, et ei, nüüd on kõik, see oli muidugi mingi, ma arvan, 4. kord, kui ta oli muga halvasti käitunud, aga see oli nagu kõige õudsam, sest ma mäletan, kuidas ta hoidis endal peast ka kinni ja umbes nagu hingeldas ise, nagu ta oli nii vihane. Siis ma läksin koju. Ma ei vastanud talle, ma mäletan, ta midagi kirjutas mulle, ma ei vastanud, ma ei vaadanud. Järgmine päev ta ütles, et kas ta võib korra läbi tulla.
ja ta tuli mulle maja ette roosidega. Ja siis ta ütles, et Maarja, ma ei tea, mis mul toimub, et ma tegelikult ju armastan sind, ma ei tahtnud ju sulle niimoodi teha, on ju, et tegelikult sa oled nagu liha ja lalala ja ma olin mingi, muidugi ma annan sulle andeks kõik. Mida hullu, Maarja? Ei, aga vaata, kui sa ei ole kogenud sellist asja kunagi, sellist toksik suhet, siis sa oledki mingi, oh my god, ta tuli vabandust palume, et see on ju tegelikult okei. Et muidugi ma annan talle andeks. Ja lõpuks, kuidas me lahku läksime, ei olnud see, et mina jätsin ta maha. Mina ei saanud lõpuni aru, et ta minuga halvasti käitub. Lõpuks juhtus lihtsalt see, et ta jättis mind ise maha ja ma veel anusin teda, et ta mind tagasi võtaks. Ma niimoodi anusin teda. Aitäh sulle, et sa Maarja maha jätsid. Jah, aitäh. Ei, aga kusjuures see, mul on ülihea meel. Ma olen talle ülitänulik, et mul selline suhe on, sest et ma tunnen ära nüüd sellised inimesed. Ja kusjuures, kui ma olen teda näinud hiljem ka kuskil, ma ütlen talle tšau ja kusjuures ta on tegelikult nagu tegelenud, tal oli päriselt nii-öelda probleem, ta on tegelenud sellega ja mul on väga hea meel ta üle. Selles mõttes, et see jutt, mis ma rääkisin, see oli selline, nagu ta kunagi oli. Ta ilmselt praegu on palju stabiilsem ja palju normaalsem inimene, et kui ma teda näen, ma alati räägin temaga juttu ja kõik on nagu ülihästi. Lihtsalt see kogemus, mis mul oli, mul on väga hea meel, et mul see kogemus oli. Aga jah, see oli mu kõige õudsam, see oli vist mu kõige toksikum suhe. Ja, inimesed muutuvad iga päev, iga nädal, iga aasta, iga kuu. Ja nii. Overwhelmed nüüd. Ma võtan nüüd... Nii. Aitäh sulle, Maari, selle loo eest. Ma olen reaalselt, ma ei arvanud, et ma seda siin räägin. Aga... täna üldse mingid järjest tulevad mingid siuksed lood. Ja mingi rollercoaster käib, aga tegelikult äge. Need on tegelikult põnevad ja õpetlikud lood ka, nii et tundke ära need red flagid, nartsissistid. Nii, järgmine. Kui ta ei tunne mu saavutuste üle rõõmu. Väga aus red flag. Ja, sest minul oli selles sõbrapäeva osas, ma ütlesin ka, et mul on see armastuse keel on words of affirmation. Ja kui mul on see esimene ja kui ta ei tunne mu saavutustele rõõmu, siis... Sa oled kaaslane, siis sa peaksidki toetama. Ja, ma olen nii nõus sellega, et nii nagu kuna te olete, kui ta on sinu kaaslane, siis te olete üks tiim ja kui ühel läheb hästi, peaks minema teisel ka hästi. Ehk siis ühe rõõm on teise rõõm ja kui sa ei tunne kaasa, siis järelikult sa pole piisavalt tugev tiimi liige. Ma olen täiega alati see kaaslane, kes ütleb nagu niisama ka mingeid asju, et nii tubli oled ja nii äge ja kuigi võib-olla ei olegi midagi teinud, sest ma olen lihtsalt nagu õnnelik teise poole osas, siis ma kogu aeg valan teda üle komplimentidega. Just. Kas me võime edasi minna? Seda me saime kiiresti lahendatud. Me oleme nõus. Siit ei tule mingi dramaatilist story. Tegeleb rohkem hobidega, kui pigem leiab sinu jaoks aega. Aus. Nagu... Ma arvan, et nende asjade vahel peaks sellise tasakaalu leidma. Ja just nagu... Jah, selles mõttes, et ma tahaks, mina olen endal toonud näiteks rohelise selle peale loominguline ja osav, mida mina just mõtlesin selle poole pealt, et kui on hobi, mida koos teha vaata, siis see on teine asi, aga kui on see, et ma näiteks putitan autot on ju garaažis ja mul on suht suva, mis sa teed on ju, et ja sõpradega pigem panen õhtul libistan õltsi on ju, kui et tulen tuppa sinu juurde, siis sorry, aga see on tõesti red flag nagu. Muidugi on nagu selles mõttes, et ei tohi oma hobisid ära kaotada, aga kui sul on kõik muud asjad prioritiseeritud ja sinu kaaslane ei ole, siis see on red flag. See on täiega red flag. Sest et jah. Ma ei ütlegi, et sa pead oma kaaslast endas prioritiseerima, seda ma ei ütle. Aga kui sa ikkagi tegeled rohkem muud asjadega kui sellega, et sa oma kaaslase jaoks aega leiad, no siis on pekkis. Nõus. Jaa, aus. Nõustun. Ma ka. Kui mees pooldab EKRE-t. See on nüüd ma ei oska, ma mõtlen nüüd, kuidas ma seda kommenteerin. Ma ei tea, kas ma tahan nagu poliitiliseks minna, ma ei julge. Jaa, aus. Ma mõtlen, et ma lihtsalt mõtlen oma mõtteid, ma mõtlen neid kõva häälega. See, et kui
no see on jälle, see on sinu maailmavaade, on ju? Mina pean ütlema selles mõttes, et siin on tähtis võtta see ka, et ta võib pooldada teda, aga kuivõrd tugevalt ta ühtib nende maailmavaadetega. Noh, EKRE on väga nagu äärmuslik erakond minu jaoks ja kui sina oled ka sellega seoses kohe väga äärmuslik, siis see on red flag. Aga kui sul on seal, et pooldad EKRE-t, aga tegelikult sa pooldad ainult mõndasi nende maailmavaateid, siis no sorry, siis see ei ole mitte mingisugune red flag. Aga tegelikult, tegelikult EKRE-l on ju ka see, et erakond on küll üks, aga EKRE inimesed on tegelikult, mõned on liberaalsemad ja mõned on konservatiivsemad. Et tegelikult see oleneb ülipalju sellest, et kus suunas ta siis on ju. Et no ma isiklikult olen nagu liberaalsem inimene ise oma peas ja mõtetes, aga ma arvan, et EKRE-s on täpselt samamoodi liberaalseid nii-öelda neid Riigikogu liikmeid ka, nii-öelda, kes on siis liberaalsemad. Ja see on täiesti... Mina tunnen näiteks, et ma olen tegelikult oma olemuselt suhteliselt konservatiivne ja ma olen mingite asjadega nõus, aga EKRE ma kindlasti ei ole. Nii nagu ma ka ei ole Reformierakond või tegelikult ma ei tahaks üldse öelda, et ma oleks mõni erakond. Et ma olen mitmest erakonnast nagu, ma olen läbi põimunud mingitest asjadest, ehk siis mul on mingisugused väljavaated ja kui tulevad valimised, siis ma vaatan, kelle omad lihtsalt kõige rohkem on minu moodi. Nii nagu ma üks osa tõin välja ka selle, et Reform ja EKRE mõlemad on hästi äärmuslikud ja kui nemad tegid oma valimisreklaami, siis mõlemad nagu põhimõtteliselt see oli nagu kooli kiusamine. Sina oled nõme, siis sul on punane kleit ja sina oled nõme, siis sul on kollane, siis mul oli täpselt siuke kooli kiusamise tunne, mis minul näiteks välistas nad mõlemad. Ma ei saanud kummagid kohe valida lihtsalt selle pärast, et nad on nii nõmedad. See on elementaarne viisakus tundub. Samas ma ei ütle, et sellepärast nagu EKRE-kad kõik nõmedad on. Sellepärast mõne asja poolt ma nagu selles mõttes olen nagu nõus nendega. Et mõni tegelikult EKRE nii-öelda valimiskampaania nii-öelda punkt on täiesti okei. Punkt on täitsa okei. Ja lihtsalt kui me võtame selle täielikust äärmusest välja, siis ta on okei nagu. Et oleneb kuhu konteksti panna. Täpselt. Ehk siis kas me jõuame selleni, et kuni sa ei suru teisele inimesele peale oma maailmavaadet, siis see on okei. Ja samamoodi ka liberaalset maailmavaadet sa ei suru nii-öelda peale täielikult. Et sa oled mõistev, sa kuulad kõik arvamused ära ja sul on oma arvamus, aga sa nõustud ka teiste arvamustega. Et siis te ei võta seda kui red flagi? Ma arvan, et ei. No ma ütlen, et see oleneb sellest, kui äärmuslik sa oled ja kui palju sa seda nagu teistele peale surud, sellepärast, et peale ei tohi midagi suruda. Noh, me ei tea, me räägime praegu seda juttu, me ei ole kunagi ühegi inimesega, kes suhtes olnud, kes on täiesti EKRE pooldaja, ehk siis võib-olla kui me peaksime olema, siis meie arvamus on teine. No kuule, usu küsimus põhimõtteliselt läheb sinna samma alla. See on aus. Te ei tea tegelikult. Jah. Sellepärast, et usku võib samamoodi keegi peale suruda täiega. Absoluutselt. Täpselt, kui on liiga palju midagi, siis see on, peab olema, tasakaalus. Jah, nagu toit. Toidulaud peab olema ka tasakaalustatud. Nii, nüüd on viimane punane lipp. No nii. Kui ta räägib oma sõpradele, kui milf mu moms on. Mida? See on ju, jaa. Kas keegi üldse räägib või... Ma ei tea, ma nagu selles mõttes, et... Ma pole kordagi. Kujutad ette, et ma olen su kutt ja siis ma tulen räägima, kuule, su mamps on täiega milf. Ei, sa mitte suu, vaid sa oled kutt ja sa oled nagu, et tead, minu ema on räägi milf. Mis ma teen? Nagu sa räägid ise enda emast. Jaa, see on ju veel rõve. On jaa, igal tuli on see rõve. Ma mõtlen, et mul tuli meelde üks vend, kes räägib. Ma ei ütle seda nime siin. Okei.
okei. Ta tegelikult ta ei öelnud ka nii. Ta lihtsalt ütles, et ta ema on väga ilus, väga pihv. Ei, minu ema on ka väga ilus. Minu ema on päriselt väga ilus, aga ma ei läheks. Aga ega ilus ei tähenda milfi. Jah, see on aus. Ma räägin alati kõigile, kui ilus mu ema on. Ma räägin alati. Mul on ka. Ja ma näitan pilte ka. Mina näitan ka. See on minu ema. Vaadake, mul on tulevikus nagu võimalus. Triinu näitab minust pilti. Ja Ketsist ma nii palju pole näidanud, aga oma ema ma mõnikord näitan pildi pealt nagu oma lihastema. Ja mõtle, kui tore me tunneme oma emade üle uhkust, see on nii tore. Ja teate, kui ilus on kuulata, kui keegi teine tuleb ja ütleb, et sul on nii ilus ema. Minul on küll nii palju käidud ütlemas, et mul on väga ilus ema. Maarja ja Triinu, teil on väga ilusad emad. Sinu ema on ka ilus. Ma ei ole seda näinud tegelikult kunagi. Mina pildi pealt olen näinud. Aga ma olen üsna kindel, et ta on ilus. Ma nägin TikToki videost. Jah, sealt videost. Mida? Mäletad küll. Aga sellest me vist kõvale räägi, on ju. Selle mahlaka loo me jätame tulevikku. Ja siis, kui emad meil podcasti tulevad, las nad räägivad ise, kellega nad see oleks nii hea. TikToki videotesse satuvad. Aga mu ema ei tuleks ilmselt. Minu emme pole TikTokis olnud. Minu emme ka mitte, aga okei, nii. Nii, meil on rohelised lipud. Aga kas me võtame enne rohelised lipud? Kuulge, ma ei tea üldse, meil on selline asi, et meil tegelikult on saamas varsti juba 1,5 tundi vist. Päriselt või? Oi. Ja ma mõtlen, et äkki me teeme seda, et me võtame need kuulaja rohelised lipud ja et see osa siis oligi kuulajatele pühendatud. Kuulaja põhine. Ja kuulaja põhine ja oma lippudest räägime mõni teine kord. Ja jätame oma Red ja Green Flagsid siis teise osasse. Jah, teeme niimoodi. Sobib väga hästi. Aga lase tulla rohelised lipud. Meie kuulajad on kirjutanud rohelisteks lippudeks sellise asja nagu, kui nad ei karda väljendada oma huvisid, vahet pole, kas see on veider või mitte. Ja, üliaus. Ja. Sellepärast, et kui sa oled juba minuga koos, siis järelikult ma kõiki sinu veidruseid nii respekteerin. Täpselt. Just täpselt. Ja seal sinu kassi peput, Triinu. Jah, ma respekteerin, et see meeldib sulle. Oh my god. Mida iganes. Ja, ühesõnaga. Ma ei teagi, mis ma tahtsin. Võta järgmine. Ja, me oleme nõus sellega. Ja, me oleme nõus. Siis on lühikene vastus. Musikaalne. Ja. Selles mõttes, et see on täiega tore, aga see ei ole minu jaoks nagu vahet pole. Kas on tore? Kui inimene on tore ja aga laulda ei oska, siis mul on suht suva. Nagu selles mõttes, et siis sa ei oska. Mul on ka, aga ikkagi kõik. Aga see on tore, kui oskab. Kõik poisid või mehed, kes te kuulate seda ja kes peavad viisi, siis palun kirjutage mulle, sest ma tahan nii väga laulda. I want it that way. Autos sõidame ja laulame koos. See on mu eluunistus. Päriselt, see on mu eluunistus, et kui mul on kunagi kaaslane, et ma saaks temaga laulda. Autos sõidame road tripil ja me laulame I want it. Ja kui me peaksime kunagi minema, siis sinu hea kuulaja ja Maarjani pulma, siis teie pulmavalss on see sama lugu. Ma ütlen ka oma unistuse ära. Mina tahaksin siis laulda näiteks Barbi lugu, eriti veel DJ Heiki ja Barbi Alice'i versioonis, ma ei tea, kas te olete näinud või? Ei ole. Ma ei saatnud teile või? Kas sama see laul muidu see I'm a Barbie girl? Jaa, aga eesti keeles ja nagu DJ Heikit teate. Orange DJ Heiki ja Barbi Alice. Oota, kuidas see laul algab? Mis sõnad seal on algas? Ma vist tean seda. Olen Barbi tüdruk. Just küpsen maa. See või? Ja see laul, aga lihtsalt te ei ole seda versiooni kuulnud, mida ma mõtlen. Okei. Ai, ma ei mõtle seda. Ei ole või, see mingi ahjus küpsen maa. Aga minge kuulake seda lugu, me lähme ka pärast kuulama. Nii. Aga see musikaalsus on lihtsalt nagu pluss, et see on pluss. Just täpselt, see on pluss. Aga see on suva. Ja, see on suva. Meil ei ole sellest sooja ega külma, aga see on pluss. See on pluss, jah. See annab väikse. No nii. Kui ta teeb mulle süüa. Ja, see on pluss. Ja, see on väga suur pluss, aga see ei ole jälle nagu määrav. Aga ma mõtlen seda, et ma ei tahaks seda, et mees eeldab minult, et mina pean kogu aeg süüa tegema. Seda ma ka ei taha.
kõik mulle meeldib, kui on nagu stabiilsus, et võrdselt. Mina olen koos tegemise poolt alati. Ja koos teha on ülihea. Ja kui mõnikord ei saa koos... minge tehke koos, lähed tülli ka veel. Aga siis on tüli versus meie. Versus probleem. Või versus probleem, ei, ma arvan, koos teha on nunnu ja üksteisel teha on nunnu ja... Ma mõtlen, ja kui üks oskab rohkem, siis oskab rohkem, täiendab teist, teine oskab jällegi midagi muud teha, oskab hästi juua teha kokteile, ma ei tea, mida koristada näiteks, et üks koristab, teine pesta pesu, ma ei tea. No aga see on jumala tihti tegelikult niimoodi, et meestele meeldib väga kokata. Mina tean päris mitut paari, kus mehed teevadki süüa lihtsalt sellepärast, et neile lihtsalt sobib see töö rohkem. Ja, aga praegu on ülipalju restoranides, ma muidugi ei... kinnita ega lükka ümber, aga ma olen kuulnud ainult, et peakokk on mees. Või noh? Ei, mina mitte. Okei. Või noh, lähiajal, mis nii-öelda need restoranid, kus ma nii-öelda olen käinud, et ma ilmselgelt on nii-öelda ka peakokkasid on ja lihtsalt ma olen praegu kuulnud. McDonald's kiirrestoran. ei olnud see. Ei olnud. Okay. Kui ta teeb ilma küsimata massaaži, ja see on pluss, aga... Mul ei meeldi, kui mulle massaaži tehakse. Ma võin teha, aga mul ei meeldi. Ma ei tea, ma ei ole kunagi... Vahepeal küll tahaks. Või siis, ma ei tea, sügamist või? Tee mulle kalli. Oh my god, jaa. Võta mind kaissu. Tee mulle kalli ja võta mind kaissu, siis mul massaažist ükskõik. Jah. No nii. Aus. Nõustun meiega, Triina. Ma olen teiega väga nõus. Mul on jumala suva sellest massaažist. Oleme lihtsalt nunnud. Ei ole vaja massaaži. Nii. Kui ma tahan massaaži, siis ma lähen massööri juurde. Kes teeb päriselt. Kes nagu päriselt oskab, mitte ei hakka siin midagi ära rikkuma. Jah, päriselt. Pärast olen ühes keha poolest halvatud. Ja kui ma tahan süüa, siis ma lähen restorani, mitte ei oota, et sa midagi kõrbe valasi. Ja kui ma tahan muusikat kuulata, siis ma lähen kontserdile. Mitte ma ei laula sinuga autos. Backstreet Boysi. Nii. Eelviimane. Usaldusväärne suhtleja, aus, meeldiv. Ja kõik on green flagsid ja kõik on väga tähtsad ja ilma nendeta ei saa. Olete nõus või? Ei, usaldusväärsus, pead olema usaldusväärne, ilma selleta ei saa. Mul on sellega üks hea lugu, aga ma jätan selle järgmiseks korraks, kuna see on minu enda red ja green flagsidega seotud, siis ühesõnaga järgmine episood, ma lähen sama pöördesse, nagu ma läksin seekord ja räägin teile veel ühe juicy looni, et või no me täpselt ei tea, kas järgmine episood võib-olla... elame näeme. Vaatame, elame näeme, me anname teile teada, aga suhtleja aus ja meeldib, kõik peavad olema täpselt nii. Yes. Ja nüüd viimane. Oskab lastega hästi toimetada ja annab hea isa vaibi. Jällegi väga tähtis. See on siuke asi, kus ma näen, et mees teeb niimoodi, siis ma tegelikult see, kuidas mees käitub näiteks laste või lemmikloomadega ja perega ka, aga lemmikloomadega ka võõraste lastega, ka võõraste lemmikloomadega, ka võõraste teenindajatega, kliendi teenindajatega, see annab nii palju informatsiooni, nii et olge sõbralikud. See on mul green flagsides endal ka välja toodud. See on üliaus lastega ja lemmikloomadega, kuidas ta neid kohtleb ja kuidas aga nagu ka võõrastega selles mõttes, et kõik inimesi, kuidas ta üldse kõiki inimesi kõik inimesi, jah, täpselt. Et ta ei kohtle ainult oma sõpru hästi, vaid ta päriselt on nagu et ta päriselt on tore. Jah, me tahame lihtsalt toredad ka. Aitäh teile nende roheliste ja punaste lippude eest ja aitäh küsimuste eest ja kuulajakirjade eest. Me ootame veel neid, et me saaksime veel teile selle osa põhjendada. Tegelikult me pühendame kõik osad teile. Ja kõik on teile, ainult teie pärast. Kõik on teile, meie kuulajad. Ja teie pärast me seda teemegi üldse. Ja natukene tegelikult enda pärast ka. Jah, aga järgmine kord me näeme teiega juba aprillis. Meil on ju vahepeal saabunud siin ilus kevad ja aprillis me oleme juba mõnusalt kevadises meeleolus. Tahaks öelda, et mõnusalt pruunid ja jumekad, aga selleks peab solli minema. Äkki lähme vahepeal nüüd reisile. Ja nii, et praegu me ütleme teile tšau pakka ja näeme aprillis, on ju? Ja näeme kokku, mul on tühi klaas. Ma olen kiire. Ja cheers! Aitäh teile sõbrad, aitäh teile vanemad sugulased ja perekond. Või